kas partidel on ikka rinnuni? Partidel on alati vesi rinnuni. Vahet pole, kui sügav see on. Päris hea lugu. Kas inimestel võiks olla kiip? Kui sina tahad endale kiipi, siis see võimalus peaks olemas olema, et sa võid endale saada, kui sa tahad. Ma ei ole kiibist huvitatud, et ei ole antud teema peale isegi mõelnud. Ma ei näe põhjust, miks seda vaja peaks olema. Keegi, kes seda endale tahab, see võib selle saada, kes seda ei taha, ei pea seda saama. Mis su lemmikfilm on? Mul ei ole lemmikfilmi. Mul ei ole mitte ühtegi lemmikasja või ühte lemmikut mitte milleski. Mul ei ole lemmikmuusikat, mul ei ole lemmikvärvi, lemmikautomarki, mul ei ole nagu ühte kindlat lemmikut mitte milleski. Mulle meeldivad paljud erinevatel põhjustel. Mul ei ole isegi lemmiktoitu, et mitte mingisugust lemmikut ei ole mitte milleski. Aga mida sulle meeldib vaadata filmina? Erinevaid komöödiaid, märuleid, seiklusfilme, vanu Bondi-filme. Täiesti oleneb filmist. Nii, vaatame, mis siin vahepeal siis jutustatud on. Näita veel maale. Trumpi joonistus sul seal. Jaa, see on mul... laivis on ainult üks maal, et ma kaameraga ringi just ei käi, aga see on vana joonistus juba. Ma tegin kunagi ammu selle, mingi 2015 lõpus, 2016 alguses, siis kui ta veel esimest kordagi president ei olnud, siis tegin selle. Aga mul on hästi palju erinevaid persoone, avaliku elu tegelasi, keda ma olen joonistanud, et neid on terve kollektsioon. Mul galerii seinas on ka, et vaatame, kas tunneme kellegi ära. Aeg-ajalt külastajad raalivad seal, et kes pildi peal on. Siis raalivad välja ka, et ei olegi nii mööda joonistatud. Aga see portreede kollektsioon on mul olemas ja see on päris laialdane. Seal on muusikuid ja igasuguseid tegelasi. Kõiki võimalikke avaliku elu tegelasi on seal. Läbi aja ma olen neid joonistanud ja joonistan ilmselt tänapäeval ka. Polegi ammu ühtegi teinud, võib-olla peaks varsti kellegi tegema. Viimati tegin vist Brigitte Susanne Hundi ja käisin tema saatesse ka sellega. See on mul galerii seinas üleval ka. See PSH joonistus, see on sul ju signeeritud. On küll, jah. Ma kirjutan midagi alla ka, jah. Näiteks oma nime ja mingi aastaarvu ja et see sama PSH joonistus on mul täiesti olemas. Siis ma paningi pühapäevase ürituse pealkirjaks ka. See on tulevikus. Praegu on Snoop Dogi teemaline üritus, kuna mul on mitu Snoop Dogi, üks Snoop Dogi maal ja üks Snoop Dogi joonistus galeriis peidus, mida külastajad saavad üles leida. Seal saates küsisid Brigittelt autogrammi vist. Oli jah midagi sellist ka. Et mul on jah mitu varianti. Et see saate oma mul ongi seal olemas. Et selle ma panin galerii ekspositsiooni. Nonii, nüüd hakkavad tegelased juba välja ka tulema. Muidu oli taust kogu aeg ühte värvi ja kõik ülejäänu ka. Teen väiksed kohad ära, siis võtan suurema pinsli. See vist on piisavalt palju suurem. Peaks sellega ka saama. Õnneks veel keegi pole küsinud, et miks ma paletti ei kasuta vaid taldrikut. Kas pärast pesed taldriku ära, kui sööma hakkan? Ma arvan, et värv kuivab ära, et ma panen siia need viinerid ja kalapulgad peale, lükkan koos värviga mikrolaineahju ja söön kohe ära, ketšupit peale ja kärab küll. Ei, tegelikult see taldrik mul ainult maalimise tarbeks ongi. Et siin on nagu kõrge serv ka. Et siis, kui ma sellega toimetan, et siis värve ei voola üle serva, kuna need kunstipoes saada olevad paletid, mis seal on lihtsalt lapikud. Ja siis sealt on see, et kui ma värvi segan mingi lahustiga läbi, siis on see, et see voolab maha sealt pealt.
taldriku pealt ei voola, et pärast, kui mul taldrikusse on liiga palju kuivanud värvi kogunenud, siis ma viskan selle taldriku lihtsalt minema ja võtan järgmise. Et taldrikuga on palju mugavam maalida kui paletiga. Haha, ma just küsisin taldriku kohta. Okei, jah. Taldrik on päris hea paleti asendaja. Muidu õige sõna oleks selle asja kohta palett, aga taldrik töötab ka paletina. Mul on palette olemas ka, ma õli puhul kasutan neid, kuna õlivärv on oluliselt paksem ja siis ma ei sega seda nii vedelaks, aga ma ilmselt teen õli ka, pigem lähen taldriku peale üle, kuna ma õlile tahan kohe kindlasti panna juurde rohkem lahustit või rohkem õli ja siis ta voolab kindlasti maha. Aga taldriku pealt mitte. Ma olen ka vasakukäeline. Ma ei ole vasakukäeline. Ma olen paremakäeline, aga laivi kaamera on peegelpildis. Aga ma mõnikord teen vasaku käega ka, kui ma ei viitsi vasakule poole istuda. Osadel on ka 2 vasakut kätt. Okei. Need vist on väga vasakpoolsed. Ma üldiselt olen paremakäeline, kuigi ma olen võimeline osasid asju vasaku käega ka tegema. Et mõnikord ma maalin vasaku käega ka mingil määral. Oi, kapibaara, lahe kapibaara. Vähemalt keegi, kes teeb rahulikult ja hea käitumisega laive TikTokis. No, aitäh. Ma üldiselt teengi ainult maalilaivi, kus ma maalin mingit asja. Et ma mingit teistsuguseid laive ma ei olegi teinud. Võib-olla ma teen mõnikord mingi naljalaivi ka tulevikus äkki. Ma ei ole päris kindel, aga ma arvan, et ma jään selle juurde, et teen töötoas maalilaivi. Peaasi, et jooma laivi ei tee. Ma ei tea, ei ole huvitatud eriti siukse laivi tegemisest. Las seda teeb keegi teine. Drink and draw. Ja keegi teeb mingeid üritusi. Drink and draw. Siis mingi aeg ma mõtlesin, et äkki ma lähen modelliks või midagi. Aga ei ole jõudnud. Neil olid üritused ka mulle mingil sobimatul päeval. Aga no ega ma väga ei viitsi kunstimodelliks olla ka. Kunstikooli ajal ma olen seda teinud, et meil mõnikord modell vist oli täis ja ei jõudnud tundi kohale. Ja siis oli vaja kedagi asendama, siis ma olen mitu korda asendanud. Nii joonistuseks, maaliks kui skulptuuriks. EKAs oled modelliks käinud? Ma ei ole EKAs modelliks käinud, aga see oli EKAs, kui ma modelliks olin. Ma lihtsalt õpilane olin EKAs ja siis ma asendasin puuduvat modelli mõnikord. Ega see kunstimodelli töö eriti lihtne ka ei ole, et ma sellest otseselt nagu huvitatud ei ole. Mida õppisid seal? Vabakunsti. See sisaldas praktiliselt kõiki asju. Ma ei spetsialiseerunud ühele kindlale valdkonnale, vaid võtsin nagu kõiki asju. Ja siis ongi vabakunst, aga tunnistuse peale märgiti humanitaarteadus. Kus Pats kadus? Ära kadus. Ma ei tea, äkki Lasnamäe bussis varastati ära või? Leidub ikka igasugused enam. Näed suht crackhead välja. No abiks ikka. Mul pea vist väga praguline ei ole, aga kas kaotasid kihlveo? Sul olid ju pikad juuksed. Ei kaotanud, ma polegi kihla üldse vedanud. Mitte kellegagi. Mitte millegi peale. Sind ei ole veel habemega näinud. Ma ei ole habemest eriti vaimustatud olnud, aga Halloweeni peol ma panin endale küll habeme ette, et neid pilte peaks sotsiaalmeediast nägema. Või siis mul on seal mõned videos ka. Eilsest tänaseni päris palju edasi. Sellega saab veel üsna mitu laivi teha. Tee mind modeks. Mille mode sa tahad olla? Miks sa mode peaksid olema? Sa tahad moderaator olla või modell olla? Räägi natuke täpsemalt, ma ei saa eriti hästi aru, mis sa räägid. Kui sa moderaator tahad olla, siis ma saan ise ka moderaator olla, et mul ei ole moderaatorit vaja. Ja kui sa modell tahad olla, siis ma modelli ka praegu ei otsi.
tere õhtust, Juhan. Jaa, tere õhtust, Heiki. Juhan on minu nimi tõepoolest. Juhan, kuujuuksed kadusid. Ära. Näed ju, et ära kadusid. Nii tore sind laivis näha. Aitäh, jah. Tere tulemast tänasesse Maali laivi. Ma vaikselt hakkan siin muidu lõpetama, aga mitte päris kohe veel. Või no tänaseks lõpetama, mitte üldse lõpetama. Mingi 10 minutit maksimum veel teen. Eile alustasin selle maali kallal toimetamist ja siis täna teen edasi. Queen Beeve, no enam-vähem midagi sellist. Mingi teema on küll, et väga mööda ei ole. Ma ei tea, kas mingid peenemad detailid ka läbi on näha sealt. Vist väga ei ole. Ma ise näen, sest ma tean, kuhu vaadata, aga ma ei tea, kas need sead paistavad välja. Miks need sead seal üldse on? Nalja pärast. Kõik ootavad, et mesilased on, siis ma mõtlesin, et teeks midagi, mis ei ole ootuspärane, et oleks nagu huvitavam. Ma tegin väiksed sead. No nii, värv sai otsa. Telefoni aku hakkab ka vaikselt otsa saama, et peaks vist tänaseks otsad kokku tõmbama. Mõtlesin, et äkki saab kauem teha, aga eriti mitte. Aitäh. Mingi päev ma teen laivi edasi. Et siis ma töötan selle sama kallal edasi. Miks need sead seal on? Ahah. Oled sa kunagi näinud kärje sees sigu? Et see ongi nagu mingi uus naljakas asi, mida teha. Seakärg, no näed, hakkab teema tulema siin. Sul on bingomäng kolmapäeval. Ei ole bingomäng. Mul kolmapäeva õhtul on eesti keele õpilased. Ma töötan välismaalastega, kes õpivad eesti keelt ja siis õpime erinevat eesti keelt puudutavaid asju kolmapäeva õhtuti, siis ma olen nendega hõivatud. No pühapäeval galerii lahtioleku ajal käivad ka osad eesti keele õpilased ja teevad mingisuguseid oma keeleharjutusi või võtavad materjali kaasa või valmistavad eksamiks ette, et nii ühte kui teist. Kas oskad eesti keelt? No ma ju räägin eesti keelt, aga jah, tänaseks peab ilmselt lõpetama, sest vastasel juhul mul lihtsalt kaob aku järelt ära, et näeme järgmises laivis. Tšau!